Kas uus Call of Duty võib tõesti hea olla? Disco Elysium tuli, nägi, võitis ja LG-lt uued ideaalsed mängumonitorid. Mina olen Ago Ahas ja need on mänguminutid. Oktoobril tuli välja uus Call of Duty Modern Warfare. Ei, see ei ole aastal 2007 välja tulnud samanimeline teos, vaid see on täiesti uus algus Modern Warfare'i seeriale. Lisaks üksikmängule suurimaks uuenduseks on ristvõrgus mängimine. See tähendab seda, et su mängukaaslased võivad olla ükskõik millisel platvormil. Sul on PlayStation 4, sõbral on Xbox One, mõlemad saate koos mängida. Lisaks sellele on eemaldatud ka hooajapääse, mis tähendab seda, et kõik uuendused on kõigile saadaval. Võib üle pika aja väita, et uuest Call of Duty mängust ollakse põnevil. Call of Duty Modern Warfare on saadaval nii PlayStation 4-l, PC-l kui ka Xbox One'il. Kohalikust kultuurirühmitusest on välja kasvanud samanimelise mängustuudio esimene mäng Disco Elysium jõudis lõpuks arvutimänguritele. Kuigi tegemist on tekstipõhise rollimänguga, mis on suhteliselt ebapopulaarne mängužanr, võeti välismeedias mäng vastu suure aplausiga. Kiideti muusikat, visuaalset stiili, lugu, tegelasi, absoluutselt kõike. IGN pani mängule hindeks 9,6 punkti, mis on selle aasta kõrgeim hinne, mida nad on ükskõik millisele teisele mängule pannud. Disco Elysium on saadaval Steam'i ja GOG veebipoes ning mänguhinnaks on 39,99. Tehnika rubriigi toob teieni arvutitark. Senimaani on olnud ainult 2 valikut monitori ostmisel. Kas TN-paneeliga, mis on natukene kiirem, aga kehvema värviga, või siis IPS-paneel, mis on väga hea värviga, aga natukese aeglasema reageerimisajaga. LG tuli välja uue seeriaga Ultra Gear, kus võeti IPS-paneel, aga see tehti kiireks. See tehti nii kiire, 1 millisekund, see on nagu TN-paneel ning nad lubavad 100% sRGB värvi ulatust. Uues LG Ultra Gear seerias on 3 erinevat ekraani valikut, aga kõik nad tulevad 144 Hz kaadrisagedusega, mis on võimalik üle kiirendaja 175 Hz. Sul on ka HDR10, FreeSync ja G-Sync tugi. Tundub nagu hea ost. Arvutitargast on uued LG Ultra Gear monitorid saadaval alates 499 eurost. Kellega koos on alati ju parem mängida. Kutsud sõbra külla, istute diivanil, ulatad puldi, naudite virtuaalmaailma võlusid koos. Aga mis juhtub, kui sõber ei saa külla tulla? Tuleb appi Steam. Nimelt Steam tuli välja uue teenusega. Remote Play Together. Ehk siis mängid koos eraldi? Igatahes kõik kohalikud mitmikmängud, mida sa oma sõbraga mängisid diivanil, on nüüd saadaval üle võrgu. Su sõbral ei pea isegi seda mängu olema, aga saate koos seda nautida. Midagi põnevat, mida e-spordimaastikul väga tihti juhtub. Nimelt TV2 Taani on omandanud endale õigused edastada ESL Pro Tour turniire järgmised 3 aastat. Lepingu järgselt jõuab teleekraanideni enam kui 20 ESL-i ja DreamHacki turniiri. Aastal 2020 on kogu auhinnafond $5 miljonit. Loodame, et see inspireerib ka teisi riike samamoodi käituma. Nädala soovitus. Ostes valitud Asuse tooteid arvutitargast saab kaasa tasuta Red Dead Redemption 2 PC-le. Rohkema info jaoks külastage arvutitark.ee. Need olid mänguminutid, mina olen Ago Ahas ja kohtume järgmine nädal.